Tere tulemast järjekordsesse Uberiku osasse. Uberiku, ei see ei ole Uberik ju, see on saun. Tere tulemast järgnevasse sauna ehitamise osasse. Hakkame sauna ehitama. Paneme alumise vöö paika. No ei ole see rääkimine tugevam külg. Igatahes selle osa eesmärk on vundamendile alusvöö paika panna, kuhu pärast tulevad seinad peale. Kuna meil jäi nii-öelda üle selliseid suuremaid palke, siis mõtlesimegi neid seal ära kasutada. Et teeme nendest sellise hästi tummise platvormi, kuhu pärast on hea seinu peale ehitada. Loomulikult ei puudunud palkide sees ka naelad ja kruvid, et enne kasutusele võtmist tuli need ka ära võtta. Kuule, võta mingi see pang, kuhu käivad naelad sisse. Kas on pang või ämber? Kas on lumekuul või on lumepall? Kas pakib või? Jah, hakkab kokku. Hakkab kokku. Ostsin eile meile akurelaka. Aga ma ei võtnud kettaid kaasa. Võtsime postide ümber papiga ära nii palju kui sai ja saime ühe koleda üllatuse. Tegin korda. See on Reimo valatud post siis. Ja. Aga ma arvan, et paksu segu ja plätserdame ta kinni. Täna meil ei ole segu muidugi. Toon enne peale. Mida? Uksa koht. Kuna ketast-saega ei saanud piisavalt sügavale lõigata, siis mõtlesime mootorsaega proovida ja see töötas päris okeilt. Et see on näha ka, et need sooned on palju laiemad kui muidu. Ei saa küll nii täpselt kui ketast-saega, aga meil nii millimeetri pealt polegi vaja. No millimeetri täpsusega reaalselt. Nagu, mis me sellega teeme reaalselt, et me paneme need siia maha või nagu külge, kuidas me nagu selle pinna loodi saame? Ei saagi ju. Pigem ei saagi, jah. Siis pärast hakkab iga palgiga lihtsalt vaatama. No nii, kes see selle sirgelt puurib? Mida halli kassi võttis? Pane siia üks mutter juba otsa. Oota, aga me peame mingi ketrab selle mutri siin mingi 3 meetrit alla või?
Kas ülles pooldama? Oi, sorry. 17 tuul ja torm ei ole sulle võõrad. Lihtsalt see on 17 võti. Ma ei tea, kas sa näed. We happy. See poja kaalub nüüd natukene. Paindub ka raudselt läbi keskelt veits. Peaselt ei ragise. Mul ei ole mikrit, sa pead ütlema, et vaata piitsa. Vaadake Reimo piitsa. Filmides. See on jumala hea. Oi, läks viltu. Nüüd seal. Katse 2. Ta on siis liiga sügav nagu või? Ei, ta on... Posti peale. Tegelikult ta ei seisnud keskmise posti peal. Laseriga vaatasime üle ja tõstsime ühte nurka siit. Häirib see propeller siin ikkagi veits. Ups, kahte nurka. Siit ka. Perfektne siit. Sul jälle kitsas või? Oi, läheb, ma sain jumal idekaks. Kannab või? Mine ära. Viimase palgi saime suht täpselt enne vihma tehtud, et siis saime asjad kokku pakkida ja katte peale panna, mida me muidugi ei filminud. Lähme ajas natuke tagasi, et kohe kui me krundile jõudsime, hakkasime söögiga tegelema, sest see oli päevapikkune protsess, aga siin näete ühe jutina. Five hours later. Et kui te seda retsepti teete, siis ostke natuke võid ja pange see siia. Solid 10 kilo sööki. The next day. Kuidas me nii saame, et ega kogu seda vett tõstma. Kas kasust sama peale? Uus tööriist.
või noh, kasutatud uus. Sinu jaoks uus. On õige või? Mis ta on? On otsa. Mingi auk või? Kas, Kui sina ta ei ulatanud äkki praegu betoonile. Ahah. Mida vist see märk või? Üks variant on see panna trelli otsa. On küll. Lohk on sees täitsa. Läks kivisse või? Jah. Kui tundub, et ma kasutan palju jõudu, siis ma kasutan jõudu ainult, et otse hoida. Puidupuur oli jah, täitsa tutikas, et sellepärast ei julgenudki seda nii lõpuni lasta, et betooni sisse märki jätta, et sellepärast Tanel käibki perforaatoriga kohe järgi, et teeb väikse märke sinna posti peale, et siis teab täpselt pärast, kuhu auk puurida. Kuidas ta pannakse siia? Väike nõuanne neile, kes plaanivad samamoodi või sarnaselt ehitada nagu meie, et siis puurige kõik augud kohe ära ja pange keemia ühe korraga siis kõikidesse aukudesse ära, sest meie tegime pausi siin 4 vahel ja keemia kuivas sinna otsikusse lihtsalt ära. Selleks ei kulu üldse palju aega, me ise ka ei uskunud seda, aga nii juhtus. Õnneks meil oli ka teine anum olemas, et saime sealt otsiku, aga nüüd kui järgmist anumat kasutada tahame, siis peame kuskilt uue otsiku saama, et ärge siis sama viga tehke. We in! Kõik need. See on vähem. Otsa peale kõlged seista. Ja tehtud ta sai. Tegelikult me olime arvestanud 2 päeva selle jaoks, aga läks 1,5, kui sedagi, et päris sujuvalt. Esimene päev veel kaklesime vihmaga suht palju, et sinna kulus aega. Aga ma usun, et võime tööga rahule jääda. Ning aitäh vaatamast, kui siiani jõudsid. Ja järgmine osa saab juba põnev olema, sest seal me hakkame seinu panema.